Katja Danilova. Katja on Narvast pärit kommunikatsioonialase taustaga kodanikuühiskonna aktivist ja koolitaja, kes on töötanud nii eesti kui ka venekeelsetes kollektiivides, nii erasektoris, riigi kui ka vabakonnasektoris. Ja me kutsusime Katja sellepärast siia, et Katja on rahvuselt venelane. Niisama lihtne see ongi. Me tegelikult tahaksime, et me siiski mõistaksime, et see ühiskond ei koosne ainult meist, kes me eestlased oleme. Ja need teised, kes meiega siin elavad, nad ei ole ainult tööjõud või nad ei ole ainult probleem. Mul natuke täna korra see küsimus tekkis ka, et ma mõtlesin, et ma küsin sinu käest, Katja, et kui sa siin istud ja tajud, rääkides lõimumisest, kõlab justkui läbi, et tegelikult on meil nagu venelastega probleem. Et kuidas sa tunned ennast? Et võib-olla enne, kui sa ettekande juurde lähed, et kas saad vastata? Kuidas ma tunnen ennast täna või kuidas ei, kui sa kuuled seda, et tegelikult räägitakse mitte eestlastest ja see läbiv tunnetus on see, et nendega on probleem. Ma arvan, et meil teiega ei ole probleemi, aga ma arvan, et Eesti ühiskonnas või Eesti riigil on tõesti venelastega probleeme. Tere, ma olen Katja, ma olen, nagu juba öeldud, Narvast pärit, lõpetanud vene õppekeelega kooli, ma olen saanud mõlemad ülikoolikraadid eesti keeles. Ja ma tõesti olen töötanud nii kohtades, kus mu kolleegid olid peamiselt kõik eestlased, kui ka kohtades, kus mu kolleegide emakeel oli peamiselt vene keel. Aga nii või naa olen ma kuidagi tihti sattunud olukorda, kus ma pidin selgitama ühele rahvusele teise rahvuse arvamust. Ja ma arvan, et selle kaudu sattusin ma olukorda, kus ma mõistan, või vähemalt ma arvan, et ma mõistan, mõlema rahvusgrupi seisukohta. Nii eesti venelaste soovi, ütleme nii, olla austatud ühiskonna liige, õigusega rääkida kaasa, aga jääda endale truuks, kui ka eestlaste soovi, et siinsed venelased eesti keelest, kultuurist, ajaloost aru saaksid ja tegelikult ka tahaksid mingil määral eestlased olla. Ma ei ole integratsiooni uurija ega ausalt öeldes ka suur huviline, aga me oleme tihti olukorras, kus olles eesti venelane, ma kipun olema ka integratsiooni huviline a priori. Mind paluti kõneleda täna just minu kui noore eesti venelase kogemusest ja minu nägemusest tuleviku Eestist. Ja ühe lausega lihtsustades võib öelda, et see nägemus on selline, et tuleviku Eestis on igaühel tunne, et tema võimete järgi on ühiskonnas olemas ka tema jaoks hea koht. See tema võimete järgi ja hea koht tähendavad meie jaoks seda, et inimene tunneb, et meil on piisavalt aus konkurents ning selles konkurentsis tal on võimalust sama heale töökohale saada. Ma soovin, et me ei peaks tulevikus rääkima rahvusest ja selle rahvuse kui probleemist, vaid inimese oskustest ja nende oskuste arendamisest. Ma arvan, siin on mõistlik küsida meie käest, et kas meil pole olukord juba praegu selline, sest ausalt öeldes olin ma, ütleme veel pool aastat tagasi seda usku, et tegelikult venelastel on päris palju võimalusi siin Eesti ühiskonnas. Ja nad võiksid ise rohkem pingutada, nad võiksid ise keelt õppida ja nad võiksid ise näidata seda initsiatiivi. Ma olin seda meelt ja siis ma hakkasin natuke rohkem lugema ja uuringutega tutvuma. Ja ma jõudsin arusaamale, et tegelikult olla sellises olukorras, see ei ole vabatahtlik valik. Mul on pigem vedanud, aga tegelikult meil on struktuurne probleem, nagu täna oli juba sellest natuke juttu ka. Ja kõik, ütleme, algab põhikoolist, sest noored tunnevad ja uuringud seda tõdevad, et neil on keerulisem eestikeelse haridusega hakkama saada, mis omakorda tähendab, et nad tõenäoslikumalt valivad erikeskharidust. Ja see erikeskharidus on omakorda ka keeleliselt jaotunud, mis tähendab, et nii praegu kui ka lähitulevikus on meil eesti venelased üle esindatud liht- ja oskustööliste, müügi- ja teenindustöötajate hulgas. Lisaks sellele, nagu oli juba varem öeldud, siis meie kogukonnad tõesti elavad erinevates kohtades. Ja nagu te nägite, siis see tendents kipub ainult kasvama, mis omakorda tähendab, et meil puudub tegelikult teiega hea suhtlemiskogemus, selline tavapärane suhtlemiskogemus. Ma eeldan, et see tähendab, et meil puudub ka vastastikune usaldustunne. Meie tööturg on rahvuslikult ja keeleliselt jaotunud. Veel 4 aastat tagasi oli keskmine palgavahe rahvusgrupiti peaaegu 20%. Eesti venelastest noorte töötus oli 3 aastat tagasi 23%, mis oli 2 korda suurem kui eestlaste noorte töötus. Mis mind aga millegipärast väga üllatas, on see, et ainult 9% Eesti ettevõtetes on lisaks eestlastele teised rahvusest selle ettevõtte juhatuses.
Ja mis mind ei ole nii väga üllatanud peale seda, on see, et üldiselt on teistest rahvustest inimeste rahulolu oma tööga ja oma eluga siin Eestis on natuke madalam kui eestlastel või isegi tõsiselt madalam. Okei, mõtlesin ma, aga kuidas on olukord, kui sul on juba hea keeleoskus ja sul on hea haridus? Kas neil, sellistel inimestel on samad väljavaated? Selgus, et teoreetiliselt ja võib-olla teoreetiliselt võib-olla isegi praktiliselt neil on isegi paremad väljavaated, kui nad on juba kuhugi töökohale jõudnud teha seal karjääri. Probleem pole selles, kuidas teha karjääri, kui sa oled juba kuhugi jõudnud, vaid selles, kuidas sinna jõuda. Siis ma jäin mõtlema, et miks Eesti tööandjad ei võtta siis eesti venelasi tööle? Kuidas see juhtub? Ja jäin mõtlema, et mina, kui ma peaksin praegu oma eestikeelsesse kollektiivi võtma sellist inimest, ma pabistaksin ilmselt 3 asja. Esmaselt, kas mu töötajad saavad keeleliselt läbi. Ja statistika ütleb, et keeleliselt ilmselt saavad küll hakkama. Sest eelmise aasta monitooringu andmete alusel saab kinnitada, et teistest rahvustest elanike eesti keele oskus kasvab pidevalt ja isegi juba praegu ületab arengukavas Lõimuv Eesti 2020 püstitutud eesmärgi. Lisaks sellele noorte keeleoskus ka kasvab, juba 2/3 noori kasutavad keelt aktiivselt, kas igapäevalt või mitte, aga aktiivselt. Nii et ma ütleks, et jah, tõesti mitte kõik oskavad eesti keelt, aga olukord selles valdkonnas paraneb ning just töökohti ja toetavad kolleegid on need, kes siin saavad abiks olla. Eriti, kui sa oled juba lõpetanud ametliku haridussüsteemi. Ja ma arvan, et minu isiklik lugu on siin heaks näideks. Teate, elades Narvas ja õppides vene koolis, ma tegelikult ei tajunud seda, et meil ühiskonnas on mingi rahvuslik probleem. Sest kõik eestlased, keda ma tundsin Narvas, nad rääkisid vene keeles ja nad olid väga armsad inimesed. Nii et mul oli see kontakt, aga mul ei olnud ka aru saama, et meil on ühiskonnas mingi probleem. Sellepärast ma sain ka aru, et minu keeleoskus ei ole nii hea ja kui ma jõuan ülikooli, siis mul ongi seal keerulisem kui teistel. Ja tõepoolest, kui ma jõudsin ülikooli, siis ma esimesel õppeaastal sain, ma arvan, umbes poolest õppejõu jutust aru. Teiseks aastaks muutus tõesti olukord juba paremaks, aga ausalt öeldes päriselt heaks, sain ma eesti keele ainult töökohal. See esimene töökoht oli Statistikaamet, kus mul oli hea mentor ja kolleeg, kes viitsis mind parandada, kes viitsis taluda natuke pikemaid pause sõnade vahel, minu aktsenti, kes oli tõsiselt ja siiralt huvitatud minust ja minu arengust. See oli mulle tohutu abiks, aga ma arvan, see oli ka meie kollektiivile tohutu abiks, sest meie saime reaalselt üksteise mõttemaailmast aru, mitte lihtsalt keeleliselt aru, vaid mõttemaailmast aru. Ja muidugi mulle meeldis ka see, et ka tema õppis natuke vene keelt. See oli lihtsalt egoistlikult meeldiv. Teiseks, pabistaksin ma tööandjana, et meie kultuurid on ikkagi väga erinevad, et kas meie inimesed siis saavad ühes ruumis hakkama? Jah, me oleme tõesti erinevad, see on tõsi. Ma olen seda nii palju tundnud. Ja maailmas hetkel populaarne trend mitmekesise töökeskkonna loomiseks tegelikult pole mustvalgelt positiivne ja hea, sest mõned uuringud ütlevad, et mitmekesisuse väärtustamine toob paremaid majanduslikke tulemusi. Teised ütlevad jällegi, et tegelikult on raske kindlalt öelda, et kas just mitmekesine töökeskkond on see, mis avaldab mõju parematele tulemustele. On palju kergem, ja see on see põhjus, miks ma tegelikult mõistan, miks võib-olla mitmekesine keskkond ongi keeruline, sest on palju kergem selgitada oma mõtteid inimesele, kellega mul on sarnane kultuuriline taust või ka lapsepõlv või kes on minuga samast koolist ikkagi. Vastulausena võin ma siin öelda seda, et oma kogemusel olen ma tihti näinud, kuidas peale mu selgitusi lähevad kolleegidel silmad põlema, et ohoo, seda olukorda saab siis ka niimoodi vaadata, no aga äkki muudame meie kommunikatsiooniplaani. Ka mina olen oma seisukohta muutnud. Ja ma arvan, et siin on oluline ka mainida seda, et tegelikult 25 aastaga meie väärtused, nii meie kui ka teie, kui ka meie kõigi väärtused on muutunud. Ja meil on sellised väärtused, mis võivad meid ühendada. Nende hulka kuuluvad näiteks Eesti loodus, väikese eduga riigikuvand, Eesti kodakondsus ja pühad, seotus nii Eesti kui Euroopaga ja mitmesse kultuuri kuulamine tundub meie inimestele positiivsena. Peale Statistikaametil läksin ma edasi jällegi eestikeelsesse kollektiivi, kust leidsin enda jaoks mitte lihtsalt head kolleegi, vaid tõeliselt head sõpra, üht parimat sõbra, kellega on mõnus poliitilisi asju arutada just sellepärast, et kuigi väärtused meil on sarnased, siis kasvatus on erinev. Ja see omakorda tähendab, et ka mingite olukordade tõlgendamine on ka erinev, mis muudabki meie diskussiooni nii põletavaks.
Kolmandaks tööandjana mõtleksin ma, et äkki mina isegi tahaks võtta Eesti venelast tööle. Mul ei ole sellega ausalt öeldes mingit probleemi, aga nemad ise ei kandideeri. Ja see võib ka tegelikult tõsi olla. Võib-olla olete kuulnud uuringust, mis ütleb, et vene nimega inimestel on Eestis märgatavalt väiksem tõenäosus tööintervjuule pääseda. Ja Eesti venelased on kuulnud sellest ka. Näiteks noored mõned ütlevad, et nad tõesti tunnevad seda, et vene nimega on siin Eestis palju keerulisem läbi lüüa. Ma prooviksin siin rakendada isiksustamata CV-ideed. See on selline initsiatiiv, kus me kogume kõik CV-d ja motivatsioonikirjad ühte kohta, kustutame inimese nimed ja võib-olla meie puhul ka keelteoskused, ja siis me võrdleme pärast faile teadmata, kellele see elulugu kuulub. See aitab meil endal proovida lahti saada meie stereotüüpidest, millest võib-olla me arvame, et tegelikult ei sõltu, aga sõltume. Nad on sellised allateadvuses olevad stereotüübid. Selline idee on, ta kogub tuure ja maailmas on ta kasutusel nii tehnoloogiagigantidel USA-s kui ka riigiettevõtetes Saksamaal ja ka Inglismaal ja ka Kanadas. Aga lisaks sellele tahaksin ma, et minu ettevõttes Eesti venelane ei oleks automaatselt seotud vene teemadega. Sest see, et sa oskad vene keelt emakeelena, ei tähenda, et sa tunned huvi rahvusteemade vastu, et sa oled hea tõlk või sa armastad vene keeles kirjutada või sa tõesti tahad rahvusteemaga tegeleda. Nii et ma tahaksin, et tulevikus meil oleks palju rohkem eesti venelasi positsioonidel, kus nad saavad mõjutada kogu ühiskonda, mitte ainult üht rahvusgruppi. Ja ma kindlasti tahaksin näha palju rohkem vene poliitikuid või vene nimedega poliitikuid, kes võivad endale lubada jätta vene kaart unarusse ja tegeleda teemadega, millega nad tahavad tegeleda, siiralt tahavad tegeleda. Hirm on ilmselt veelgi ning ma arvan, et olulist rolli mängib kindlasti ka meie inimlik mugavustsoon. Aga kui me räägime tuleviku Eestist, siis ma usun, et rahvusliku küsimuse lahendamisest lihtsalt me ei saa ignoreerida nii meie tänaste kui ka tulevaste põlvkondade tõttu. Hetkel meie eesti-vene noored on see kasutamata potentsiaal, kes võib-olla on natuke halvem haritud, kes võib-olla ei oska nii head eesti keelt, aga kes on meie kasutamata potentsiaal. Ja need lapsed ausalt öeldes, kelle emakeeleks saab olla vene keel, ei kao ilmselt kuhugi. Meie positiivne rändesaldo, umbes 1/3 sisserändajatest tulevad Venemaalt ja Ukrainast. Neil puudub pikka ajalugu meie integratsiooniprotsessiga ja näiteks nii minu isiklikul kogemusel kui ka meedia vahendusel tundub, et need inimesed suhestuvad Eestiga teistmoodi, nad on palju avatumad, nad hea meelega õpivad ka eesti keelt, aga nemad puutuvad kokku Eestiga just töökohal ning nende lapsed muidugi koolis. Ma usun, et meile kõigil on parem, kui mõlemad kokkupuuded on läbimõeldud ja positiivsed. Lõpetades, miks on oluline rahvusküsimustega tegeleda? Siin on väga mitmeid vastuseid. Aga ma arvan, et ma toon välja 2, mis on hästi kriitilised. Põhjus number 1, kriitiline võib-olla ka valus. Põhjus number 1 on see, kõige lihtsam vastus on see, et need eesti venelased, kes oskavad eesti keelt, vene keelt ja inglise keelt heal tasemel, nemad ootavad, et nemad on oodatud siin riigis, et riik vajab neid. Ja nemad on haritud ja nemad on maailmavaatega. Nemad on need, kes lähevad Eestist esimestena ära. Jäävad need, kes ei oska eesti keelt, kellel ei ole head haridust, kes lihtsalt ei suuda endale lubada Eesti riigist ära minna. See on põhjus number 1. Põhjus number 2 on see, kus on mõistlik tsiteerida Marianna Makarovat, kes juhib MISAS uuringute valdkonda. Aasta tagasi kirjutas ta, et sõjakad teise põlvkonna noored ilmuvad välja just nendes ühiskonnakihtides, kus uues riigis sündinud, üles kasvanud ja riigikeelt hästi oskavad noored ei tunne end põlisnoortega võrdsena ja tajuvad diskrimineerimist. Ja ma arvan, et oluline on siin just see sõna tajuma. Otse loomulikult ei saa ja ei pea üks tööandja nii sügavalt struktuurseid probleeme lahendama. See tegelikult ei ole tööandjate ülesanne. Aga samas tundub mulle, et kas või enda kasu pärast võiks proovida ka panustada selle probleemi lahendamisse. Sest mulle tundub, et kui tööandja võtab tööle kompetentsed ja perspektiivsed inimest, ja ma ütlen praegu, et see on eesti venelane, ma ütlen kompetentne ja perspektiivne inimene, ja ta unustab, milline on selle inimese perekonnanimi, sotsiaalne kapital, emakeel, mis kooli ta on lõpetanud, kas ta on lõpetanud teiega sama kooli, mis linnast ta on pärit, siis võidab sellest eelkõige just see sama tööandja. Sest kuigi võib-olla alguses on natuke keeleliselt keerulisem, siis ma arvan, et kui töötaja tunneb toetust ja et see toetus on läbi mõeldud, siis perspektiivis on ka tõenäoslikum, et ta tahab selle organisatsiooniga
pikemaks jääda. Aitäh! Suur aitäh sulle, Kati. Küsimused saalist? See on, nii, palun, jah. Kas me saaks mikrofoni? Tervist, Yoko Alender Riigikogust. Et väga hea ettekanne, suur aitäh. Mina olen käinud läbi oma elu, olles siis eesti emakeelega, ma olen elanud ka Rootsis 10 aastat ja mul on hästi hea meel, et täna tööandjate kutsel me kuulsime siin täna sind. Et mis sa arvad, kas me suhtleksime omavahel rohkem, kas see oleks hea mõte, kui meie lapsed, isegi kui nad on erineva emakeelega, alustaksid koos ühes lasteaias, jätkaksid koos ühes koolis, isegi kui nad seal osasid tunde õpiksid erinevates keeltes? Aitäh! Ma tegelikult jälgin väga, kuidas läheb Kalamaja avatud kooli tegevustes, sest ma arvan, et see mudel, kus me ei ütle, et vene laps peab kindlasti õppima eesti keeles, vaid see mudel, kus me ütleme, et sa võid õppida mõningaid asju ka oma emakeeles, aga me loome sinu jaoks suhtluskeskkonda, kust sa tõesti saad algusest peale teada, et sinu ümber eksisteerivad erinevad keeled ja erinevad rahvused, siis jah, ma arvan, et me sellest võidame. Aga ma lihtsalt uuringute tulemustel ja ma arvan, et minu enda kogemusel võib ka öelda, et kui ma olen 9 aastat õppinud vene keeles ja siis 10. klassis ma pean õppima eesti keeles, siis ausalt öeldes minu eesti keele oskus 9. klassi lõpuks oli nii kehv, et ma arvan, et ma sain öelda ainult tere ja kuidas mul läheb ja ka seda väga, väga keeruliselt. Nii et ma arvan, et see, kui me paneme tõesti need noored praegu olukorda, kus nad peavad kohe õppima eesti keeles, see tähendab, et jah, ma ainult tugevdama seda segregatsiooni, mis meil praegu juba on. Seal taga on käsi. Ei näe kelle. Tervist, Artjom Sokolov, SEB Pank, juhatuse liige. Et ma olen just see vene nimega inimene, kes on 9% nii-öelda ettevõtete nii-öelda juhatuses. Ma julgeks tuua enda näite pealt pigem selle asja, selle keele konteksti puhul, pigem selle asja välja, et 40+ aastat tagasi mu vanemad panid mind Eesti lasteaeda, mis võimalas tegelikult minna sealt sellesse Tallinna nii-öelda eliitkooli ja saada hea töökoht. Et ma ikkagi julgustaks seda nüüd riiki ja ettevõtjaid ja perekondi panema lapsi ikka samasse Eesti sellesse kultuuriruumi, sellesse lasteaeda kooli, kui see, et hoida seda nii-öelda seda lahet või seda lõhet võimalikult kaua, tõepoolest aitab sellest nii-öelda kultuuriruumist nagu siin säilida, aga ma julgeksin öelda võib-olla Eesti riigi ja iseenda näite pealt, et kindlasti see on see keeleoskus, võib-olla siis nii-öelda julgeks öelda võib-olla see aktsendivaba keeleoskus, sest ütleme, kui vaatame inimest esinemas, kui tal nime ei ole juures, paned nimeks ütleme Mari Tamm, siis ega inimene näost pole näha, mis rahvusest on. Pigem on see, et tööandjana ise tunnes enda peal, ma ütlen, et ega see on see keeleoskus, mis eristab või mis paneb võib-olla inimest mõtlema, et kas ta on nagu meie või mitte meie. Ja enda mõtlen nüüd 45 aasta jooksul ei ole kunagi ükski tööandja vaatas minu CV-sid, et vaata, kas ta sobib mulle või ei sobi. Kunagi oli aastal 93 vaata, kas ta sobib meie kollektiivi või mitte, aga edaspidi tegelikult inimene tuleb tööle ja see nimi, ma ütlen, mitte midagi määrabki ainult keel. Ja ma julgeks tegelikult sellega puhtalt öelda oma isikliku kogemuse pealt, kui paneks lapsed läheksid ikkagi Eesti lasteaeda. Sealt on neil võimas minna Eesti kooli ja nad tegelikult osa ühiskonnast. Lihtsalt selline vahekommentaar, sest ma tundsin, et eelnevalt, kui siin Tiit Tammo rääkis ka sellest segregatsioonist ja muust, mõtlesin, et ma siis oma sellist kommentaari ei ütle, aga siin teine teema tuli ka selle koha pealt, sest ma arvan, et riik võidaks sellest. Aitäh! Aitäh, Artjom! Ja selle koha pealt vabandust, no hea küll, kiire küsimus ja kiire vastus, ja siis me lõpetame. Спасибо, Катя, за это, что вы рассказывали. У меня реальный вопрос, который исходит из крупного немецкого философа Мартин Хайдеггер. Он сказал, что человек может разумно и успешно думать только когда он или она знает минимум 2 языка очень хорошо. Только тогда человек умеет понять, как различаются нюансы у слов, и тогда может он себя правильно позиционировать. Вы говорите очень хорошо на меньшем 2 языках. Как это поможет в сторону, так сказать, структурирования ваших мыслей?
Это хорошо или плохо, что вы знаете много языков? No mina olen lapsepõlves ka päris pikalt, ma arvan, 10 aastat või rohkem tegelenud väitlusega. Nii et ma arvan, et väitlus on mind aidanud rohkem kui keelte oskused. Aga ma arvan, et tõepoolest, mida rohkem keele sa oskad, võib-olla isegi olulisem siin see, et mida rohkem allikaid sa loed mitmetes keeltes, et seda paremini sa tegelikult saad aru sellest, mis maailmas toimub või vähemalt oskad analüütiliselt mõelda. nii, suur tänu! Aitäh!